nädal siis. Õigemini kui võtta nagu päris sellise piibli järgi, siis tegelikult ju nädal algab täna, pühapäev, nädala esimene päev. See, mida me nimetame nädala esimeseks päevaks ja nädala viimane päev on siis see hingamispäev, sabat. Aga ja siis peaks ütlema, et järgmine nädal hakkab siis see kannatusnädal või suur nädal. Ja tänase jutluse ma just mõtlesingi, et räägin sellel teemal, et miks või et kuidas see ülestõusmine on siis meie kristliku usu selline üks kõige olulisemaid nagu nurgakivisid üldse. Miks on see nii tähtis või milles see uba on? Ja et mitte nüüd ise püüda paista kuidagi tark ja originaalne, siis loen seda, mida Paulus on kirjutanud. Et ma arvan, see on ju autoriteetsem palju. Et 1. Korintuse kirjas 15. peatükis ja salmid 1-11 on siis see lõik. 1. Korintuse kiri 15. peatükk, salmid 1-11. Ja Paulus on kirja pannud siis sellised mõtted. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühteaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu kelus. Mõned on aga läinud magama. Siis ta näitas ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule, kui äbarikule. Mina olen ju apostlite seast kõige väiksem. See, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. See kiri ja piibliuurijad on üsna veendunud, et see ei ole mitte siis Pauluse esimene kiri Korintuse kogudusele, aga see on tema teine kiri Korintuse kogudusele. Ja see, mida me loeme teise kirja, on 3. kiri. Seda esimest Korintuse kirja tegelikult ei ole piiblis sees olemas. Aga meil on siis 2 kirja, see on esimene. Ja see on kirjutatud umbes laias laastus niimoodi 20 pluss miinus mõned aastad peale Jeesuse ristilöömist, surma ja ülestõusmist. Ja ma ei tea, kui sa hakkad mõtlema, meenutama, mis toimus 20 aastat tagasi sinu elus. Kui palju sa mäletad? Saumel, 17-aastane noormees. Mida sina mäletad? Noogutas häisena peaga. Ma sündisid kaksikud. Sul sündisid kaksikud, näiteks. Ja võib-olla niimoodi, kui ma kohe paugult küsin, et mis toimus aastal 2026 ja aastal 2006, võib-olla nagu kohe ei tule meelde, võib-olla on mingid elulood sündmused, kuid vaadake, mäletamine on, see on meile midagi hästi tavalist, me nagu ei mõtle selle peale. Ja inimkonna üks selliseid unistusi, inimkonna läbi ajal on olemas mitmed unistused, suured unistused. Üks unistus on lennata olnud. Kui te olete muinasjutte, siis lendamine on selline asi, tahaks lennata. Ja siis on igad abivahendid ja on selleks vaip või selleks on mingi tünn või luud või draakon, no mis iganes, tahad lennata. Siis on see unistus, et käia läbi seinte, on ju. Tahaks läbi seinte käia. See on arhitektide võib-olla suur unistus, et näha, kuidas seinad sees on. Teravus on pigem see, et saaks minna sinna ruumi, kuhu muidu minna ei tohiks. Et ma ei tea, kas keegi on vaadanud sellist seriaali, mille nimeks on The Office, kontor,
Briti versioon ja Ameerika versioon. Ma hakkasin vaatama uuesti seda Ameerika versiooni ja siis see on ikka nagu krõpsude söömine, et sa hakkad ühest ostast sööma, sa ei saa lõpetada enne, kui pakk on tühi. Vaatasin niimoodi, lõpuks nagu vägisi sundisin ennast viimase osani ära vaatama. No, ja seal ühes osas on see, kus selle kontor, mingi paberifirma kontor on ja ühel päeval kõik naised on kuskil ära. Ja siis mehed mõtlevad, et läks vaataks, mis on naiste WC-s. Siuke suur unistus. Ja siis selgub, et seal on mugav diivan pandud ja seal on mingisugune muusika ja kõik täitsa teine maailm. Läbi seinte käia, tahaks näha, mis on kuskil mujal, mida sa muidu ei näe. Ja neid unistusi on palju, aga üheks unistuseks on ka ajas rändamine. Ja vaadake, mäletamine on ajas rändamise üks viis, mis Jumal on teilt meile andnud. Et mälestustes me saame rännata ajas. Ja mälestustes või meenutamise kaudu muutuvad mineviku sündmused reaalseteks sündmusteks uuesti. Kui me saame kokku oma sõpradega, siis peaaegu alati läheb jutt sellele, mida on koos tehtud. Ja sa elad seda sündmus uuesti läbi. See võib olla sõpradega, perega kokkusaamine, sünnipäevad, klassi kokkutulekud ja nii edasi. Ja nüüd, kui Paulus räägib siin sellest Jeesuse ülestõusmisest, siis ta ei räägi mingisugusest kunagi kaugel sündinud asjast, nagu mina räägin praegu. Tõepoolest, et kui Paulus ei rääkida asjadest, mis toimus 20 aastat tagasi, siis mina saan rääkida asjadest, mis toimus 2000 aastat tagasi ja mul isiklik kogemus puudub sellest. Aga Paulus, rääkides sellest ülestõusmise sündmusest, räägib ta ka sellisest ühismeenutusest ja vaadake, sellises ühismeenutuses võivad hakata meile sündmused meelde tulema. Mõnikord on ju niimoodi, et sa saad kellega kokku, keegi ütleb, kas sa mäletad, me tegime seda ja siis hakkad mõtlema, oota, ma tõesti ei mäleta, kas tõesti? Ja siis hakkab tulema meelde. Vau, tõepoolest, olin seal, tegin seda, vist isegi ütlesin seda ja sina tegid ju seda, tuleb meelde. Et see kõik on meil kuskil mälus olemas. Ja Paulus, kui ta räägib sellest, siis ta toob ära nimeliselt siin Peetruse, Keefase, Keefas oli siis see arameapärane nimi, Jaakobuse, siin on arutletud, kumb Jaakobus on seal, Jeesus oli 2 jüngrit, Jaakobus, üks oli tema enda vend ja siis oli teine Jaakobus ka, see pole isegi niivõrd oluline, aga ta viitab sellele, et sellel on Jeesus ülestõusmisel on olemas selged mäletajad ja selle kirjutamise ajal, see on umbes aastal 54-55 peale Kristust, ta ütleb, et kuskil 500 venda nägid Jeesust ülestõusmina ja suurem osa nendest on praegult elus. Te võite minna ja kontrollida seda, kui tahate. Ja siin on ka üks tema enda isiklik kogemus, sest Paulus ei ole Jeesusega kohtunud füüsiliselt mitte kunagi. Ta ei ole Jeesust näinud niimoodi. Aga ta elab ise läbi ühe väga omapärase kogemuse, kui ta on minemas Damaskusesse ja teel sinna ta kohtub ülestõusnud Jeesusega. Jeesus ilmub talle. See on väga dramaatiline pöördumine ja see on see, mida sageli kirjanduses kasutatakse ka või üks näite on, kuidas Saulusest saab Paulus. Et ennem sa olid siuke igavene lurjus ja nüüd sinust saab hea inimene, selle võrdumine toodud. Nii et see meenutus, see mälestus, see kogemus on Paulusel käeulatuses. Ta saab minna terve hulga inimeste juurde ja ta on käinud terve hulga inimeste juures, kes on rääkinud seda isiklikku kogemust, kuidas Jeesus on neil ilmunud, kuidas nad on näinud Jeesus peale ülestõusmist. Ja vaadake, usuelus me puutume kokku alati selle sfääriga, mille kohta me kasutame sõna üleloomulik. See teebki usuelu väga põnevaks. On midagi üleloomulikku. Ja selle juures on siis see omapära või teatud paradoks, et uskliku inimese jaoks on loomulik asi. See kuulub loomulikult minu usuelu juurde, et üleloomulik on võimalik. Aga see ei tähenda, et alati, et ma kontrollin, et ma manipuleerin selle üleloomuliku, et kui tahate, et ma teen niimoodi, siis juhtub niimoodi ja niimoodi, nagu see Fiksi lugu, see tsirkus on ju, et mis seal oligi, et kui tahan kõik on varu ja
ja kui tahad kõik 3 koru minema viina, kui tahan nööri mööda, rahvakunstnik käib, on ju. No, see ei ole päris see, aga see, et üleloomulik on võimalik. See on usuelu loomulik osa. Ja selle kohta, eriti vanad kirikud, õigeusu või Kreeka katoliku kirik, Rooma katoliku kirik, kasutavad sellist väljendit nagu müsteerium, saladus. Ehk siis me saame rääkida, mis on toimunud, aga me ei saa rääkida, kuidas see täpselt on toimunud. Me saame rääkida, et Jeesus on surnust üles tõusnud, aga kuidas see täpselt välja nägi, mis seal hauas toimus, me ei saa rääkida. Ja siiamaani on isegi olemas sellised teatud artefaktid või sellised esemed, mille kohta meil on väga raske öelda, et millega on nüüd tegu. No, see on see kuulus Torino surilina näiteks. See, mis on veider asi, mida ei oska keegi siiamaani seletada, et on üks surilina, mille sisse on jäänud ühe mehe kujutis, kellel on näha, et tal on peast on verd voolanud, kätes on haavad, jalgades on haavad, küljes on haav. Ja mismoodi on see võimalik, seda pole siiamaani suudetud taastada seda tehniliselt. Sellist tänapäevaste meetoditega ei ole suudetud siiamaani teha analoogset kankast järgi, nagu Torino surilina. Kuigi samas katoliku kirik näiteks, kelle valduses on, ei ole seda tunnistanud ametlikult, et see on tõeliselt päriselt Jeesuse surilina. Nad ei ole seda ametlikult teinud, aga see on niisugune omapärane asi. Ja üks teine selline artefakt oli siis väidetav siis higirätik, mis pandi Jeesuse näo peale ja mida hoiti Konstantinoopoli linnaväravate kohal. Oli niimoodi väljas see rätik, kus oli siis see näguga näha. Ühesõnaga, on niisugused asjad olemas, me saame öelda, et midagi on, aga kuidas see asi täpselt juhtub, me ei tea. Samamoodi näiteks, kui me oleme paletanud inimene saaks terveks ja ta saab terveks, me saame öelda seda, et me usaldasime Jumalat, me palvetasime, aga mida Jumal selle, kuidas Jumal seda tegi täpselt, me ei tea, me ei näe seda. Või see, kui me, kuidas on palve vastused toimuvad. Me ei täpselt ei tea seda mehhanismi, seda, kuidas Jumal seda teeb, aga me usaldame seda. Nii et see üleloomulik kuulub selle loomuliku usuelu juurde. Ja Jeesus ülestõusmine on üks kõige inimkonna ajal, üks kõige üleloomulikumaid sündmus üldse. Kurjus on see, mida me tunneme, on ju. Ja meid alati jahmatab kurjus, aga me ütleme, et inimestena me saame sellega väga hästi hakkama, kurjusega. Pole väga palju vaja. Piisab väga väikesest ja kurjus tuleb juba. Ja see jahmatab meid alati, sest me ei usu justkui iseendis seda. Aga see kuulub nii loomulikult meie maailma juurde, et selleks ei pea palju vaeva nägema. Aga üleloomulikud asjad, seal on meil vaja meie usku. Uskliku inimese üheks tunnus on see, et me usume, et üleloomulik on võimalik. See ei tähenda, et me peame kummardama üleloomulikust või sellist, me ei pea seda taga ajama, aga see käib meie usuelu juurde. Nüüd Kristuses seisavad kõrvuti ja samaväärselt ja sama tähtsana 2 väga olulist sümbolit. On rist ja rist on see, mida osad teist on võib-olla kaelas kannavad riste, osadel võib-olla on kodus kuskil rist, piibli peal on tavaliselt rist, isegi kui kristlased maetakse, pannakse auale rist. Aga tegelikult on selle kõrval üks teine väga oluline kujund, ilma milleta see rist muutukski lihtsalt mõttetuks, on tühi haud. See, et Jeesus on üles tõusnud. Et kui rist tähistab surma, siis tühi haud tähistab üles tõusmist. Et Jeesus suri mu pättude pärast, see on see, mida me teame, mida me kuulutame. Aga et see sama Jeesus murdis ka patuväe üles tõusmise läbi. See on see teine pool, mida me kuulutame. Ja me näeme, et ka Pauluse isiklik elukogemus on selline, millele ta ka viitab siin, kus ta ühelt poolt ka Pauluse kirjades jookseb ta läbi, kus ta räägib, et patus elamine ongi justkui nagu surnud olemine. On surmas elamine. Ja pöördumine Kristuse poole on nagu uude ellu äratamine. Ma ei tea, tõenäoliselt olete ka juba tähele pannud, et praegu sellest nädalast käib Eestis üks väga suur arutelu, eriti sotsiaalmeedias.
ja selle suure arutelu taga on siis tuntud suunamudija nimega Mallukas, kes on teinud siis ühe avaliku veebilehe, kuhu on siis üles pandud need Eesti inimesed, kes on siis kohtulikult süüdi mõistetud, kas siis naistevastases vägivallas või siis laste vastu suunatud seksuaalkuritegudes. On teinud sellise portaali, selline lehe ja sinna saab minna vaadata. Käisin, vaatasin, üks mu tuttav on seal täitsa nagu oligi süke. Kust see info siis nagu pärineb? See pärineb Riigi Teatajast. No, see on avalik informatsioon, see ei ole nagu kuskil on avalik. Sinna saab igaüks andmeid panna juurde. Nüüd ja ma olen vaadanud siis ka neid kommentaare ja mis seal toimuma hakkab. Ja see algatus toob välja tegelikult patu olemuse. Nimelt, kui me räägime üleloomulikust ja loomulikust, siis on olemas veel üks loomulikkuse mõõde ja see on ebaloomulik. Midagi, mis on ebaloomulikku. Sest ebaloomulik on midagi, mis on moonutus. Niimoodi on igasugune, kui me räägime selline naiste ja laste ja tegelikult ka meeste vastu suunatud vägivald, tegelikult ta on ja seksuaalne ärakasutamine on valdavalt moonutused. No, meestevaheline vägivallaga, see on eraldi teema, Kristo siin käib seda suurt Clashi õhtut juhtimis, kus mehed vabatahtlikult astuvad ringi, peksavad teineteist ja on väga vägivaldne, aga kõik on jube õnnelikud seal, et saad kellelegi lõuga anda või sul on lõuga antud. Ja jalgpall samasugune ala, kus mehed jooksevad ja teevad üksteisele haiget ja samas on jube õnnelikud. Aga kui me räägime sellisest vägivallast nagu sellises kriminaalses mõttes, siis see on moonutus, see on midagi, mida ei peaks olema. Piibel ju hoiatabki, ütleb meestele, te peate oma naisi kohtlema kui õrnemaid astjaid. Ei ole mingit vabadust sellele, et sa tõstad naisega vastu käe ja nii edasi. Et ühelt poolt Mallukas viitab ühele väga olulisele, et see on patu olemus, see ongi patu nägu. Et kui me õigus räägime patust millegist, et see on niisugune tore asi, mida kirik muidugi luba teeb, niisugused ägedad asjad, mida ma ei tohi, siis tegelikult see sait on hea näide, mis on patu olemus. See on midagi väga kurja, midagi väga vastikku, midagi sellist, mis tekitab midagi, me ei tahtnud kunagi kokku saada. Aga seal on ka veel teine patu olemus tuleb välja. Ja ma tean, et nüüd ma torkan natuke erilase pesa, sest selle algatusega tuleb kaasa patu teine nägu. Selleks on andestamatus, viha, hirm ja kättemaks. Ja nendes kommentaarides, mis ma loen, siis valdavalt ongi see, et neid inimesi peabki elu lõpuni karistama. Te kunagi ei tohi neile andeks anda ja nii edasi. Ja need mõlemad on patud. Andestamatus, viha, kättemaks on patu nägu. Ärakasutamine, vägivald on ka patt. Need mõlemad on moonutused. Nüüd andestus, millest Jeesus rääkis ja mida ka Paulus koges, on see, et sa saad tõesti ja tõeliselt ja päriselt andeks. Kui seda tegelikult ka otsid, loomulikult. Kuid sellega kaasneb ka see, et sa tead, mida sa oled andeks saanud. Ja Paulus ei räägi, ta ei lihtsalt, see ei ole mingi teooria, millest ta räägib, või kui te panite tähele, siis Paulus on olemas enda isiklik, väga räige kogemus. Ta ütleb, et aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Ja see sõna on see, mida kasutatakse, seda nüüd võiks öelda, et see on nagu kole öelda, eesti keeles on isegi niisugune solvav termin olemas, mida kasutati, on abordi jäänus. See äbarik tähendab midagi sellist. Ütleb enda kohta. Sest mina olen ju apostlite seas kõige väiksem, see, keda ei kõlbagi hüütagi apostliks. Ja miks? Sest ma olen taga kiusanud kogudust. Ja Paulus päriselt tema elus oli see periood, kus ta tõsiuskliku ja väga juudiusulisena, ta arvas, et tema peamine kõige suurem elumissioon on hoida
juudi usust peab selgitada välja need, kes siis eksivad meie puhta usu vastu ja viia nad siis selle kiriku kohtu alla. Ja need inimesed, kes siis olid pöördunud Jeesuse järgijateks, nad alguses olid kõik juudid. Ja see, mis nende inimestega valdavalt juhtus, oli see, et nad said mingi karistuse, see oli siis kogukonnapoolne karistus ja osadel tähendas see ka kividega surnuks loopimist. Ja Paulus tegi seda. Ja sellele viidades ütleb, et ma tegelikult ei ole väärt, et olen apostel. Ma ei tohiks suudki lahti teha, sest ma olen millegi niivõrd jõledaga oma elus hakkama saanud. Ma olen teadlikult ja tahtlikult otsinud taga süütud inimesi, nende peale kaevanud, nende kohta infot kogunud, neid vahistanud, vedanud vastu nende tahtmist religioosse kohtu olla, isegi mitte riigi kohtu olla. Ja ma olen olnud kõrval, kus inimesi loobitakse kividega surnuks. Selle peale, mida mina olen teinud. Väga jälk asi. Enda inimesed, keda sa tunned, kellega sa koos võib-olla üles kasvanud. Ja sa teed midagi sellist. Ja mingi loogika järgi on see, et mis on ka Vanas Testamendis, juba vanad seadused Mesopotaamiast silm silma vastu, hammas hamba vastu. Selke tüüp tuleks ise kividega surnuks loopida. Siuke vend ei tohiks koguduses suudki lahti teha. Aga nüüd, mida Paulus ütleb, et aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Ja nüüd see, kuidas Kristus astub nagu tegelikult ka siia juurde, ta asub täiesti teise perspektiiviga. Ta ei õigusta Jeesus mitte kuskile, Kristus mitte kuskile ei õigusta seda moonutust. Isegi kui seda on kiriku sees olnud ja tõepoolest me teame, kirik koosneb inimestest, inimesed on igasugused ja inimesed on teinud igasuguseid asju, jõledaid asju ka kiriku sees on seda tehtud, neid asju. On usklike seas mehi, kelle jaoks ei ole mingi probleem. Tähendab siis, kui on jumalteenistus, nad saavad aru, et see on probleem, aga kui nad seda teevad, siis nad ei taju, et see on probleem, et näiteks tõsta oma abikaasa vastu kätt. On inimesi, kelle jaoks selles hetkes nad leiavad, et laste seksuaalne ärakasutamine, et see on nagu selles hetkes on okei, mul on vajadused, mis iganes. Mitte kuskil Piibel, Jeesus, Kristus, mitte kuskil seda mitte kunagi ei õigusta. Samamoodi Jeesus mitte kuskil ei õigusta kättemaksu. Andestamatus, viha, sest kättemaks sünnitab kättemaksu. Kui on olemas üks piirkond Aasias, mille kohta öeldakse, et see on impeeriumite surnuaed. Selle piirkonna nimi on Afganistan. Siis seal öeldakse ka, et seal lõpuni enam keegi ei saa aru, millal mingi konflikti, kust mingi konflikti juured tegelikult on. Sest on olemas ka veritasu printsiip ja keegi kunagi kellelegi kuskilt hõimust on kunagi teinud midagi, siis on piisav põhjus, et nüüd teha tagasi kätte maksta. Selline lõpmatu ahem. See, millele Paulus viitab, on Jumala arm. Ta ütleb, et Jumala armust olen ma see. Mitte sellest, et keegi tuli, et Peetrus ütles mulle, et kuule, sa oled tubli mees ikkagi, et tead, sa kristlaseks said. Siis kui vaadata Pauluse elulugus, kui ta saab kristlaseks, siis läheb tükk aega, enne kui tegelikult kristlased hakkavad teda üldse usaldama. Sest nad ei ole kindlad, et see vend, ta alles käis ja nuhkis meie taga. Alles käis ja vedas meie vendi ja õdesid selle kohtu ette. Ja kus me saame olla kindlad, et ta seda enam ei tee. Nii et Paulus toob välja mõned väga olulised asjad. Ta kõigepealt ütleb, et see, mida ma korda saatsin, oli tõeliselt kuri. See ei olnud mingisugune poolkuri, see ei olnud niisugune pool asi, et ma nalja pärast, ma kuidagi ei teadnud, see oli päriselt kuri asi, mida ta tegi. Ja Paulus mitte kuskil mitte kunagi ei pisenda enda tehtud kurja. Ta ei ütle seda, et nüüd ma olen saanud kristlane, ma vaatan, tegelikult need teod ei olnud mitte midagi ja võrreldes teistega, vaadake, mida need roomlased teevad siin. Palju hullemad on ju. Roomlased, nüüd ju Jeesuse risti. Jeesuse puhul, just kuskilt vaatasin, ju roomlased kasutasid liigset vägivalda. Selles mõttes, et tavaliselt roomlaste ristil hukkamine oli see, et inimene seoti risti külge. Lihtsalt.
isegi kui Jeesust ju võetakse kinni, siis öeldakse, et pooda risti. Tähendab, et seoda risti külge kinni. Siis roomlased mõtlesid, et tegelikult me oleme nii palju neid tüüpi juba sidunud, et igav on. Lööme naelad ka sisse. Liigne valu, liigne piin. Ja Paulus oleks võinud öelda, et roomlased on palju hullemad. Ta mitte kuskil ei veereta enda tehtud süüd või seda kurja ei pisenda. Ta teab, et ta vastutab selle eest, mida ta on teinud. Ja see näitab ka midagi Pauluse südames. Et ta ei õigusta enda kunagist kurja sellega, et ma olen saanud Kristuseks. Kuid teine tõdemus on veel palju olulisem. Ta ütleb, et see, mida Kristus korda saatis, on suurem kui minu part. See, et Kristus suri minu eest, on suurem kui minu part. Ma olen tõeliselt andeks saanud. Ma olen tõeliselt ka andeks palunud. Ma olen tõeliselt seda kahetsenud ja ma olen ka andeks saanud. Ja kolmas, mida Paulus ütleb, ütleb, et ma olen vaeva näinud. Ma olen vaeva näinud rohkem kui kõik teised. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sellest ühelt poolt ta teab, et ütleb, et Jumala arm. Ja see tähendab seda, et mul ei ole mitte ühegi inimese, mitte ühegi tüübi peale vaadata, kes oleks mu selja taga ja ütleks, et kuule, et ma olen sinuga. Ma saan ainult vaadata, sest kui Paulus astub välja sellest oma sellest juutlikust maailmast ja seda ta teebki reaalselt, siis tal ees ei ole selline tervitav kätemeri, me oleme sind oodanud, armas sõber. Et su selja taga on tüübid, kes enam sind ei usalda ja su ees on tüübid, kes sind veel ei usalda. Sealt on kuskil vahepeal. Tõeline setu, ei see ega too. Ja ta ka kultuuriliselt on ta niisugune vahepealne. Ta on elanud Väike-Aasias, ta on poolenisti on juudi maailmas, poolenisti Kreeka-Rooma maailmas. Ja ta teab seda, et ainukene, millele ma saan toetuda, ongi Jumala arm. Ainult Jumala armule ma saan toetuda. Ta ütleb, armus elamine ei tähenda see, et ma elan nüüd lõdvalt. Ma ütlen, et vahet pole, ma olen andeks saanud, te peate mind võtma nii, nagu ma olen kõik vastupidi. Ta hakkab pingutama, ta hakkab vaeva nägema, ta hakkab tegutsema, et astub eemal oma endisest elust. Et oleks selgelt nähtav, et ma olen muutunud mees. Ma olen päriselt muutunud mees. Mitte ainult oma sõnades ei ole muutunud mees, vaid ma oma tegudes olen muutunud mees. Ja selliseid suhete teemadel, just eriti mis puudutab paarisuhteid ja sageli ongi see, et kui on üks pool on midagi väga puusse pannud eksinud, siis on see, et umbes, et kui kaua ma pean olema nüüd hea mees, et mu naine hakkaks mind uuesti usaldama. Kas nädal aega piisab? Ma olen 2 nädalat juba pingutanud. 3 nädalat ma ei ole mitte ühtegi halba sõna öelnud, ma olen toonud lilli, ma olen kodu koristanud, ma olen tulnud õigel ajal koju, ma olen, kaua võib, Mis te arvate? Kaua peab? Elu lõpuni. Nii kaua, kuni see, kelle vastu sa oled eksinud, tõsiselt eksinud, hakkab sind uuesti usaldama. Sina ei ole sellel hetkel see ütleja. See ei puuduta ainult mehi, see puudutab naisi ka mõnikord. Aga see mõte on see, mida Paulus teeb, et ta tegelikult pingutab. Terve oma elu ta tegelikult pingutab. Et ma olen pöördunud. Ma tõesti olen pöördunud. Ma olen pöördunud Jumala poole ja ma usaldan Jumalat. Ta ei muutunud seetõttu ka porimatiks. Tal ei olnud mingi probleem minna Peetrusega avaliku konflikti selle üle, kui oli küsimus selles, et kas mitte juutidest kristlased peaksid ka laskma ennast ümber lõigata ja hakkama juutide söömisreeglitest kinni pidama. Paulus ütleb, et ei pea. Absoluutselt. Tähtis on see, et süda on ümber lõigatud, et sa südames oled muutunud. Et see, et kas sul tilli ümbert on eesnahk ära võetud või mitte, see ei tee sind paremas kristlaseks. Mitte kuskil, see ei ole point. Ja ta läheb Peetrusega avaliku konflikti, ta ei karda seda. Aga samas ta teab seda, kust ta on tulnud, mida ta on teinud. Ja ta teab seda, et ta on teeninud ühte Jumalat, ühte kuningat, kelleks on patt, ja nüüd ta on hakanud teenima teist kuningat, kelleks on Kristus. Ehk siis, et ta on muutnud Jumala armu enda elus nähtavaks.
See, kui ma ütlen, et ma olen armu saanud, aga see arm peab olema ka nähtav. Kristlus on nähtav religioon, tegude usund. Kristlik usk on avalik usk alati. Ta mõjub alati. See ei tähenda avalik siis mitte seda, et ma pean alati trompetit puhuma enda ees ja ma nüüd suur kristlane tuleb siia. Aga ta on nähtav tegudes ja mõnikord ka sõnades. Mõlemat on vaja. Ja niimoodi ka selle peatükil üsna lõpus, mida ma ei lugenud, salmis 25 ütleb Paulus Kristuse kohta, sest tema peab valitsema kuningana. See tähendab seda, et see muutus, mida Jumal on minu elus teinud, peab olema nähtav, ta peab olema kontrollitav, ta peab olema läbipaistev. Ei piisa ainult sellest, et mina ütlen, et ma olen muutunud mees. Aga ma pean seda ka välja elama, et ma olen muutunud mees. Kui ma näiteks iseendast räägin. Ja see on terve elu kestab see muutumine või selle välja elamine. Aga Pauluse auks peab ütlema seda tõesti, et ta julgeb sellest rääkida, ta julgeb tuua selle välja, et mida see siis tähendab. Mis oli siis tema elu enne, mis oli pärast ja kuidas see kohtumine üles tõusnud Jeesusega ta elu muutis, sest tema elu muutuse punkt on see, kui Kristus ilmub talle üles tõusnuna. Jeesus päriselt elab. Jeesus on päriselt surnust üles tõusnud. Ta elab praegult ka. Jeesus on üles tõusnud. On patu pärast surnud, sinu ja minu patu pärast. Aga ta on ka üles äratatud. Ja Jeesus on kuningas ka praegult. Elav kuningas meie eludes. Kas sa usud seda? Kas sa suudad seda uskuda? Kas sa tahad seda uskuda? Aga see on ka meie selline usu väljakutse. Ja ma arvangi, et kui me korraks toon selle suure veebisaidi teema siia kõrvale, siis ühelt poolt ma arvan, et tõesti võib-olla kristlased enam ei pea võib-olla sinna arutellu pea ees sukelduma, sest seal on seda muda võib lennata igalt poolt. Aga see, mida me saame küll kuulutada, on andestus. Ja seda, et ka andestuse tee on ka pingutus oluline. Sa saad andestuse küll võtta vastu tasuta, aga muutus peab olema nähtav, muutus peab olema kontrollitav. Muutus ei ole see, kus sa paned endale selle aja, kus sa ütled, et 2 nädalat ja siis 2 nädalat ma pean vastu ja siis on kõik hästi. Vaid et see tähendab terve rida väga põhimõttekindlaid selliseid otsuseid ja muutusi. Et kui on inimene, kes on näiteks laste vastu suunatud seksuaalse tegudest saanud karistada, kes on seda teinud ja ta ütleb, et muutunud mees, siis see tegelikult see muutus tõenäoliselt tähendab seda, et ma esiteks olen kristlane, siis ma tean, et mu koguduses, pastor teab seda. See on tegelikult, et ma ei hakka tegelema nende tegevusaladega, kus on lapsed. Ma võtan selle hoiaku, et ära hoida mis tahes seosed. Näiteks on see, või kui ma olen vägivaldne mees olnud ja ma enam ei taha seda olla, ma tõesti ei taha, ma tahan muutuda, siis ma võtan ette terve rida asju, et ma seda enam ei teeks. Ma ei tea, käin nõustamisel, lähen viharavile, no mis iganes on. Need on lihtsalt näited sellest. Aga need ei puuduta ainult siis mehi tegelikult, et muutused meile endil võivad olla erinevad teemad, kus me vajame seda muutust. Ja me tahame, mõnikord me otsime seda kaastunnet. Meile tuntakse kaasa, et millised olud on põhjustanud selle, et ma olen selline, nagu ma olen. Ma ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et ma ei tea, kuna lapsena ema ütles mulle, et sul on kõverad jalad, siis sellepärast ma ei ole võimeline armastama mitte ühtegi teist inimest ja ma olengi vastik ja vihane ja räägin kõiki taga. Siis tegelikult sa võid sellest rääkida, aga see on ka see koht, kus kui sa oled seda rääkinud, siis tõenäoliselt tuleb valmis, kus Jumal ütleb, et okei, et aga see oli lapsepõlves, see on möödas. Ja need inimesed ei ole kuidagi seotud sinu emaga. Võib-olla seda midagi muutma. See on lihtsalt näide siis.
Et ülestõusmine, Jeesuse ülestõusmine, see üleloomulik, see suur saladus omab oma tähtsust ja tähendust ja mõõdet ja sügavust igaühe meie elus. Kui sa ütled, et sa oled kristlane, siis see on midagi, mis meie eludes paistab välja, et Jeesus on tõesti surnuks üles tõusnud. Ja ülestõusmispühadel ongi see, kus me tervitame selle, kus me ütleme, et Jeesus on üles tõusnud, siis me vastame, et tõesti ta on üles tõusnud. Ja sest me ütleme, et tõesti, see on päriselt juhtunud asi, see on päriselt minu elus. Vaata minu elu peale. Jeesus on surnuks üles tõusnud, kui sa muidu ei usu. Vaata Helena elu peale. Jeesus on surnuks üles tõusnud. Vaata Estri elu peale. Jeesus on surnuks üles tõusnud. Vaata Saamul elu peale. Jeesus on surnuks üles tõusnud. Ja nii edasi, kõikide teie nimed. Ma ei tea, olete nõus sellega? On seda midagi resoneerida? Amen. Amen. Amen selle peale. Ja. Teeme lõpupalve. Ja issand, me tuleme sinu ette. Jumal, sina ju tead meid kõige paremini. Ja me sinu eest ei saagi peitu minna ja anna meil andeks, kui me aeg-ajalt seda püüame teha või oleme püüdnud teha. Issand, me teame, et me vajame sinu andestust. Sinu andestust ja armu vajab iga inimene. Seni kaua, kui inimesel on elu sees, sinu sõna ütleb ka, et seni kaua on võimalik muutus. Issand, me ei taha õigustada mitte kellegi, mitte ühtegi kurja mõtet, sõna, tegu, kavatsust, püüdlust. Aga teiselt poolt, Jumal, me ei taha olla ka need, kes panevad sinu armu ja andestuse ukse nende inimeste ees kinni, kes on ka teinud neid tegusid, mida ei oleks pidanud tegema. Ja mingis mõttes me oleme ise ju samasugused olnud. Issand, me palume ka tõesti sellist ka tarkust, et meil oleks tundlik süda nende inimeste suhtes, kes on olnud ohvrid, kannatajad. Ja samas, et meil oleks ka avatud süda või ka see tundlikkus nende inimeste suunas, kes on seda kannatust põhjustanud, aga kes ka mingis mõttes on ohvrid, kui nad on saanud karistatud, kui nad on avalikult välja toodud. Issand, siis ka see on teatud karistus. Ja ka sinu arm saab ka sealt läbi tungida. Issand, me tahame olla kogudus, kes on näoga sinu poole, mitte näoga kellegi patu poole, mitte näoga kellegi kurja poole. Issand, ja ole meile ka igal ööl armuline, et sa palun too ka välja, kui meie elus on mingid asjad, mis on ilmselgelt valed ja mis vajavad muutmist. Ja kui me oleme ka otsinud mingid põhjusid ja vabandusi, miks ma võin seda asja teha ja vabandan välja mingi kurja oma elus, siis ma palun sinu püha vaimu valgus või ka nendesse meie elu nurkadesse paista. Ja et me julgeksime ka selle sinu kätte anda koos nende põhjustega, kust tuleb see valu, kust tuleb see hirm, kust tuleb see äng. Et seal, kus me võiksime teha head, me valime teha kurja. Aitäh sulle lihtsalt kõige eest. Aamen.